ning kõlas avavile meie Kuressaare U21 ja FC Kose vahel. Mäng toimub Kuressaares. Minuga on siin Rasmus Pikk, ise olen Joonatan Arm. Tere vaatan. Jah, ilmaolud on väga tuulised. No tõesti ei ole kiita need siin hetkel. Kas sa saad ka vaadata, mis meil temperatuur näitab? On sulle mobla kaasas? Ei ole kahjuks mobiili kaasas. Ei ole mobiili kaasas. Aga ilmateadne näitas, et umbes 6 kraadi on see. 6 kraadi. Eesti suurimal saarel. Kuressaare väga hästi lükkab enda kaitseliinist palli. Tuleb pall kasti. Ja Kuressaare U21 läks juhtima mängu. Tuli see väga lihtsa ühe sööduga liini vahele. Mängijate üle jagamine oli liiga aeglane, kui oli väike miskommunikatsioon ja seis on 1-0. Näeme Kuressaare Trofimov. Hea lugemine Kuressaare mängilt. Viigil on pall ja tuleb Poola vile. Poola vileni kohtume teiega 15 minuti pärast umbes täpselt. Ja ma arvan, et Kose mängijad suunduvad sisse. Samamoodi ka Kuressaare. Ja on segadus seal kastis. Mängivad hoopis välja selle Pohlakule. Viiga tullakse selga. Kohtunik laseb löögi lõpuni ja küll siis võtab siin pea ära jälle Kose kasuks. Üldisel Pohlakule selga kätega. Mõtlen, et kes sealt võiks minna praegu. Taasest on Raimond seal selliste kohtade peal. Mõnusalt proovinud oma kuldse jalaga. Ei tea, kas antakse siin Janarile võimalus, läheb Pohlak ise. Enne mängu siin Viiklas ütles ka naljatades, et tema võtab ise siin karkat, kuid pigem ei võtane. Vaatame, Janar just pani selle palli paika. No ma eeldan, et Janar proovib sealt panna. Ja olemas! Janar jälle! Missugune... Väga ilusti üle müüri ning täpselt sinna võrku väravail pole mitte mingit võimalust. Keerutab selle ilust ära. No, Janar on. Kuressaare jõuab üles pressi, see on suht suure meeste arvuga. Lõpuks kaotame selle siin keskele. Ja hea blokk alguses Pohlakalt, ning õnneks oli siin sulu sees. Ja näeme, et Kuressaare mängijad on juba tõesti ennast väljas süüdistavad siin kohti. Ei lähe selle plaani päraselt. Ja võtame siit aega igalt poolt. Ei hakka kiirustama. Ja jooksma. Kõik Kose vennad. Ja kõlab lõpuvile kohtuniku suust ning jääb kohtumine lõpeb 1-1. Ja ma tunnen, et Kose vennad pigem on õnnelikud selle 1-1, kuna tuldi ikkagi kaotusseisust välja. Nii positiivne. Punkt on jälle tabelis kirjas ning ei tulesid mingi nulliga mandrile tagasi.